Noh, Heiki tõi meid siis uuele järvele. Salajan järv, keegi ei tea. Salajan järv. Ja keegi ei tea, isegi mina ei teadnud, Taavi ei teadnud. Ainult Heiki on siin korra käinud, sai jõhkralt kala. Ütles, et kohad 70 miinimum. Haugid 1,20 m miinimum. Ahvenad nagu pajakindad. Et noh, kõlas küll natuke nagu kalamehe jutt, aga ega mine hullu tea. Mees käib rohkem kalal kui mina, nii et ma tulin oma silmaga kaema, et missugused need kalad siin siis tegelikult on. Tõsiasi on see, et ega kui ma siin käisin, siis ma väga kala ei saanud. Ja ega ei ole hullu midagi, et ma mõtlesin, et äkki eelmord viga oli minus. Nüüd ma võtsin sõbrad ka kaasa, Taavi ja Mihkel, Taavi on teisel pool kaamerat. Ja siis me läheme proovime kolmekesti, et kuidas see tunne on mitte kala saada. Ei no mida me täna kindlasti saame, sest kui see video jõuab teie silmade ette, siis see tähendab seda, et kala siin on. Nii et tulistage juba oma haiged pöidlad püsti kõikide vigaste ja haigete toetamiseks, sest me oleme ka vanad, vigased ja haiged. Nii et likeige seda videot, sest siin on juba head kraami tulemas. Aga kas see on mingi kutselise kalamehe haigus või mis teema see on? Sellepärast, et eelmine kord, kui me Muhumaal käisime, siis te mäletate, et mul oli käsi nagu paketi sisse ära pandud sellepärast, et ranne oli haige ja nüüd on Mihkli parem kui ranne haige. Kas see on nagu jerkide ja suurte kummide loopimise? See on hea märk. See tähendab seda, et täna hakkab tulema. Iseasi, kas käsi laseb püüda. Kui käsi püüda ei lase, siis ma vahetan selle vända teisele poole, vaata. Siis teen seda. Siis kui viskan selle käega, siis tõstan ümber, nagu nad teevad. Aga et see intro nüüd liiga pikaks ei lähe enne, siis tere tulemast Verlasse. Oleme siin Kouvola põhja pool ja täna siis kalastame neid Kümijõe veestiku jõgesid, järvesid. Ma ei tea, need on nagu järved, aga need on üles paisutatud ja see vesi voolab siin. Et ma ei tea, kas ta nüüd on jõgi või ta on järv, et ütleme, et need on siis järved, mis voolavad. Veekogu, väga hea. Nii, esimene ise ja esimene kala ja läheb tagasi, sellepärast, et me tahame suuremaid. Heiki, ma näitan teile üht asja. Kohe näitan teile. Suurus loeb. Näe. Siin on minu lant. Kuidas ma siis panen? Nii, ehk siis väike versus suur. Heiki püüab siis sellega. Seda ei ole vist kaamerast nähagi nii hästi. Jah, zoomime sisse. Ja siis mina püüan vähe suuremaga. Ütleme, et siin on 1, 2, 3 Heiki lanti. Ehk siis suur versus väike vaatame, kumb kala toob. Ma näitan, kui see paugu paneb. Ja hetkel olukord on 1-0. Kahv, Mihkel. Ära tõsta. Noh, too siia taha augad. Mine võtsa nüüd kahvel. Haige päts. Tuli lahti kätt kohe. Ma võtsin, kas Heiki hakkab sind ära flippima ja hakka, et võtsin ära jumala vastu. Kaamera käib. Okei, kuke seenele, kuradi. Tuhan loom. Täitsa pekkis, noh. Ja 7 kaela. Jõhker loom. Jõhker, et kuule mõõdaks seda ka või? Mõõdab ikka. Mis isa? Noh, Heiki on sõnatu. Mul on hea meel, et ma tõin poisid võõrasse kohta ja vähemalt mul on midagi neile näidata. Ja see 30 veel pihta. Okei, kuka. 41. 41 senti, jah. 42 välja ei venita, aga... See on nagu see... Kas sa nimetad see... Lähme Openile, ütlesid just. Lähme Ahvene Openile. Jah, ega midagi. Eesti liialt. 41 sendine ahven ja selle ahvena
täpsemat videot näete meie YouTube'i kanalilt. Selle laseme tagasi kasvama. Las need suured siis elavad oma elu rahulikult. Vägev värk. Tubli Heiki. Püüame edasi. Lugu järgmine. Heiki on siin võtnud vahepeal nagu mitu kala oma selle mikrolandiga ja siis hakkab vaikselt peale tulema selline tunne, et ma peaks ka vahetama sinna selle väiksema landi peale, sest on näha, et see toob kala, aga kuna ma olen nii kõva vend ja juurikas ei anna järgi, kalamehe kannatus ja kõik need muud jutud, siis ma taon oma seda suurt lanti ikka edasi, lootes, et tuleb see suur koha ja siis ma panen Heikil suu kinni ja see naeratus kaob sealt näost. Mis seal on? Kala või? Ei ole. Seal on ka naeratus ja see on see naeratus, kui sa pole kala saanud. Miks ma teen või? No, kuna Heiki sai kala ja tal oli siuke florolips oli vahel seal, siis ma kohe arvasin, et mul on ka seda florolipsu vaja siia teha vahele ja äkki siis kala ei näe seda, vaata, minu seda jämedat kollast näeb, aga seda ta ei näe, siis ta arvab, et mingi kala niisama ulbib seal, hüpleb, sipleb, siis ta võtab seda. Mihkel saab ühe floora sidumise video kohe veel teha, kus Heiki ka seob endale uue floora otsa, sest ta tõmbas puruks eelmise. Kahjuks nii on, et kahjustusi tuleb ja ühesõnaga ma räägin siis, vaata kogu aeg on küsitud varustusest igast asju. Ma teen nüüd kerge ülevaate. Beastmasteri ritv, see peaks olema äkki mingi Shimano, on ta Shimano? Ma ei tea, mis markida on, mingi Beastmaster. Shimano, jah. Selline, siis on Motonetist mingi odav taivaketas. See hea ketas, see on mul vajab kalastuskunni kätt natukese hooldus ja on laagrid. Meil on ankrus ka. Ühesõnaga, jah, praegu oleks õnnetus juhtunud. Ühesõnaga, siukene Motoneti odav ketas 5 laagriga mingi taiva. Ma arvan, et see maksis mingi 30 eurot. Laguna 2000 ketas. 0,08 nöör. Ma ei mäleta, kas see on Power Pro või Savage Geari oma. Ja siis ongi fluorokarbon lips 028, 026, 032, mida just parasjagu kotis leidan ja siis tavaline igi ja niimoodi need 40+ aavennad tulevadki. Minu ritm on ka seal kahva peal kihvasti. Läks. Kas minema? Haug on, jah. See floora oli vahel, jah? Ei olnud ju, ma ei pandanud teist. Võt. Kohe karistas ära raisk. Ma kuskil paadis olen näinud, et kahv on väljaspool. Kuidagi kinni. Ei no, võitlus on tõsine, inimesed. Võitlus on tõsine iseendaga. Loobin neid suuri lante ja siis Heiki on, me oleme kõik püüdnud 2 tundi. Heiki on tund aega võidelnud kaladega ja tund aega sidunud uusi lante otsa. Ja mina olen lihtsalt loopinud neid oma jolle. Ja ei midagi. 0. Võtt oli, kao minema sellega. Siis vahetan värvina. Alustasin sinisega, nüüd proovisin sükest valget, mõtlesin, et see on sellist valge sinika läikega. Nagu need söödakalad siin ujusid mööda meil siin terve parvede kaupa. Panin seda, sain võtu või paar, aga ei midagi üles. Nüüd pa lähen kollase peale. Päris puhas vesi. Kuhu sa mõtled minna nüüd? Vahelt minna, vaatan äkki saab sealt, aga vist siit minema. Natuks on vaja kaugemale näha, kui see, mis ma praegu näen. Ja siin võib igast kalu olla. Teised vennad sõidavad siin öösel täis peaga.
siin kivide taga võiks olla ka forell ja... Koer tunneb kohe ära, et see pole kohalik. Siit siis ei julged bensukaga tulla või? Mine istu seal rooli taga siis. Siin ei olnud kala. Auk. Ei, auk. Ei ole auk. Mul on ka kuskil see asi sees. Üks sa sõidad kahvaga välja ka või? Ei. Mul on siin oma liin sees. Kus on iga? Lolli mängid siin. See oli suuskond. No nüüd võikla hullu. No mis see on lollakused peast? Harjendad augi rida ja püüdma näiti siin küll. Noh, väsi ära. Räägedad tumedad kuradi junnid on küll. Värvid on ilusad, jah? No trossi ei ole, mul hea on tõsta seda. Paned ju selle sõrme siin õigesse kohta. Jah, terve. See on nii kuradi energia inimene. Ilus. See läheb ära. Näpud lähevad viska. Kaamerast ei juttu ka. No ta üritab. Ta käsi oli soe, vaata, ta kohe tundis. No. Ei saa midagi rääkida, ära läks ju. No kala. Kala on kala. Nii. Siin on vahepeal päris palju vett merre voolanud ja meie kalasaagid on suht käsised. Ometi meie landikadu on, võiks öelda, et rekordiline. Ja täna on väga palju saanud harjutada seda Floro uuesti sidumist. Ja siis ma näitan siis teile ka, kuna mul kala ei tule, vaata, siis ma võin siin igast muude asjadega tegeleda, et filmida ja möllata. Aga põhimõtteliselt täiesti tavalise sellise, ma ei tea, mis see on, asaden siia. Siis ma võtan siit, võtaksin, kui ma leiaksin Florot siit. Tõmban välja, see rull hakkab ka tühjaks saama, täna on kulunud nii palju. Tõmban siit siukene 60-70 senti Florot. Siia otse ka samasugune sõlmekene. Lihtsalt see aas siit läbi. Täitsa tavaline sõlm. Seal on kindlasti mingi nimi ka, te võite siia kommentaarisse kirjutada, mis selle sõlme nimi on. Praegu esimese korraga ei tuldki välja. Mingi esinemise stress, esinemise pinge. Vaatame, proovime siit uuesti. Nii. Tuli välja, täitsa tavaline aas. Jälle üleliigse osa lõikame ära. Siia Taavi Landi karpi loodusesse ei viska. Ja siis kuidas me need kaks ühendame, meil on siin aas. Siis ma panen selle siit natukese läbi. Siis võtan selle teise otsa. Ja selle ma tõmban siit läbi. Ja siis meil ongi selline väga lihtne ühendus olemas. Ja see igi ma seon siia otse, sellepärast et nagu neid lukke pole mõtet siia iga kord põhja loopida. Vaataks mul mingit kergemat ka anna. Mis see siis on? 7 grammi. Proovime seda. Proovime 7 grammist. Siin on suht sügav vesi muidugi. 7 maru vähe, aga. Ja noh, selle ma seon ka väga lihtsa sõlmega. Ühe korra läbi. Prill on vaja. Ühe korra läbi. Siis siit samalt poolt uuesti läbi, kus ma algus läksin. Siis siia jääb siukene rõngas. Siis ma tiirutan seda ümber pealiini 3-4 korda. Ja lõpuks selle võib-olla isegi 5 korda, 3-4-5 korda. Ja siis siit lõpuks see ots nagu siit mõlemast läbi.
võtta hambad, siis niisutamine ja siis tõmba lihtsalt kinni, ongi kõik. Väga hea, lihtne sõlm, püsib. See sõlm on 175 sendise paltusega ära kestnud, mida Mihkel on 2 tundi väsitanud. Ja siis kõige parem viis kala saamiseks on võtta teiste inimeste landikarbist mingi lant, panna see endale otsa, loota, et nad ei kuule seda, et ma sealt võtsin. Ja siis meil ongi valmis selline setup. Proovime sellega püüda. No nii, äsja uue seotud setiga ja selline väikene ahven. Selle me laseme tagasi kasvama. Väga ilusti puhtalt. Sinna läks. See on mingi 4-0 vist Mihkli ees. Olukord on kehva, jah. Nii et ma ei tea, kirjutage alla kommentaarimisse, kas äkki ma peaks loobuma sellest suure landi kasutamisest. Ja täpselt vist. Panema ka sellise väiksema landi otsa, et muidugi need landid, millega Eiki püüab, need seisavad mul kodus sahtlis. Kunagi tellisime ühe netipoe tühjaks, siis kui me avastasime, et see värv on jõhker tegija. Ja siis Eiki tellis sellise suure pappkasti täie erinevaid suurused, ühed olid 7-sendised ja siis väiksed 5-sed. Ja siis, ma ei tea, jagasime ära need ja kulud ka ja Eiki pani mulle suuremad kulud kui endale, aga siis tellimine maksab ka midagi ja siis need suured ma olen enamus ära kasutanud, need väiksed seisavad kasutult. Kõige ülemises sahtlis niimoodi, et kui ma iga kord, kui ma kalale tulen, siis ma tõmban selle ülemise sahtli lahti ja siis need on seal, sest need on ainukesed asjad, mida ei kulu. Siis need lihtsalt on seal ja siis ma olen mõelnud, et miks Eiki siuksed nii väikseid pudinaid on tellinud. Ja ma saan aru, kui sa tahad, et ma võin järgmine kaasa võtta. Näe, sul on mõlemad. Taavi omad on. Vot nii. Näkku kohe. Ahven 25 senti. Läheb tagasi või? No mida sa? Ei, no mis siis tagasi? Võtame ära. Võtame ära või? Kus me paneme ta siis? Kahva või? No, see ninasse võib kasti panna. Niimoodi tehakse tänapäeval. Siit hakkab nüüd tulema. Räägi ka, mida me siin vahepeal teinud oleme pool päeva. Me oleme siin pool päeva ringi sõitnud, mina olen telefoni näppinud ja teised on püüdnud ja... Nüüd tegid esimese viske. Nüüd tegin esimese viske ja sain ahvena. Ahunni. Nice. Kus see läheb sinna auku? Sinna auku ninasse. Ühesõnaga, äiksepilv pressib jõhkralt peale. Ja ilmselt me siin pärast lähme ära nagu märjad kassipojad, aga püüame siit, vaatame, kas me saame siit äkki veel toiduks mõned kalad ka. Ma kujutan ette, see kontrast on päris tugev, vaata selle eelmise klipi ja selle klipi vahele, sest siin ma pakuks nagu oleks teine päev juba, sest enne paistis päike, nüüd enam ei paista. Aga Soome ilm on selline, meeldib või mitte. Ja ütleme, et ilma läinud nii külmaks, et ma panen jope selga. Nii, tänane video oli selline, et meil hakkas siin vihma sadama ja kala rohkem ei tulnud. Võtsime selle paadi välja, omajagu oli sekeldusi selle tõstmisega. Pidamine sai otsa ja egas midagi polnud. Mihkli ka midagi tarka on öelda ei ole? Ei, Mihklil ei ole midagi tarka öelda, sest Mihkel ei saanudki teha kala. Jah, mul oli aug, paar ahvenat, Taavil ahven aug. No kui see 41 sendine, 42 sendine ahven, see oli nagu päeva parim. Eiki püüdis. Jah. Ühesõnaga, like and subscribe ja oodake järgmist videot. Jah, olge terved ja käige ise ka kalal. Tšau. Tšau.